Head praegused ja tulevased õpetajad, haridussõbrad ja kõik inimesed, kes tahavad panustada ja panustavad igapäevases hariduselus. Mul on Reaalkooli koolijuhina hea meel öelda, et 3. kord toimub meie juures reaal- ja loodusteadusliku hariduse rahvusvaheline konverents. Ehk vaatame natukene minevikku selle suunaga, et mis saab tulevikus. Ja mineviku õppetunnid ütlevad meile, et juba 100 aastat tagasi oli meil võimalus eestikeelset ülikooliharidust hakata omandama. Ka siin selles majas alustati eestikeelse hariduse andmisega ja 150 aastat tagasi oli meie jaoks oluline sündmus üldlaulupidu. Ja ehk on ka märgiline see, et tänavu aasta see üldlaulupeo esimene kontsert kandis nime õpetajale. Ehk kui suur mõju on siis tänasel päeval õpetajal. Ja tulevikuvaatega ikka see, et mis ja kuidas me siis õpetame, kuidas me oskame õppida ja millised on need teadmised, oskused, 21. sajandi oskused, mida saab praegune põlvkond kaasa kooliteel. Kas me alustame alusmüüride rajamist, me panustame sellesse või mitte? Meie oleme otsustanud, et panustame. Iga kivi selles müüris on olulise jäljega. Ja kõik need kogemused, mis siin 2 päevalt saadakse, need paljunevad. Sellepärast, et nad viiakse kaasa oma igapäevastesse tegevustesse ja täna langetatud või mitte langetatud otsused on tegelikult nii pika mõjuga, mis ulatuvad võib-olla 1 inimpõlve, aga mine tea, võib-olla ka 2. Kõik olete oodatud siis 13. 14. Tallinna Reaalkooli kohtumiseni. Nagu 2017. aastal on ka sel konverentsil 3 rõhuasetust. Õpitulemuste hindamine, seda nii kujundava hindamise võtmes kui välishindamisel, koostöö õppimise edendamisel, seda eelkõige siis koostöös ettevõtete ja ülikoolidega ning kaasaegne õpikäsitlus. Meie soov on pakkuda õpetajatele võimalust saada ühelt poolt nii uusi ainealaseid teadmiseid kui ka rikastada oma metoodilist repertuaari ja eelkõige ikka selleks, et toetada ühe õppija arengut. Me oleme konverentsi üles ehitanud viisil, kus iga loodusainete õpetaja, aga ka klassijuhataja ning humanitaar saaks vaadata korra tagasi 1869. aasta laulupeo perioodi, kuid samas heita pilgu tulevikku. Seetõttu alustamegi konverentsi esimesel päeval ministeeriumi ja sihtasutuse Innove nägemusega, kuhu on liikumas Eesti hariduselu järgnevate kümnendite vältel. Aga teisel päeval oleme pakkumas teile väga mitmeid erinevaid töötubasid ja loenguid. Ja seda tasakaalustatult nii esimesele, teisele kui 3. kooliastmele kui ka gümnaasiumiastmele. Selgi korral on võimalik osa saada praktilistest töötubadest, teha katseid läätsedega ja määrata Boltzmanni konstanti, uurida lahuste omadusi ning kasutada digimikroskoopi. Tähelepanu pööratakse e-hindamissüsteemi arendamisele ning e-õppevarale laiemalt, käsitledes muuhulgas võimalusi digiõppevaramu keemia ja bioloogia ülesannete rakendamiseks ainetunnis ning matemaatika ülesannete loomiseks Drupalil. Geograafid saavad süveneda reaalaja kaardirakendustesse ning kaardilugudesse. Mitmetes töötubades jagavad oma kogemusi meie head koostööpartnerid Venemaalt, Soomest, Šotimaalt ja Hollandist, keskendudes muuhulgas koolide ja ülikoolide koostööprojektidele. Ning loomulikult ootavad osalejaid üldharivad töötoad, lõiminguprojektidest, kriitilisest mõtlemisest, unest, motivatsioonist ja innustamisest, rahvastikustatistikast, rakenduslikust matemaatikast, kliimamuutustest ning maapõuerikkustest.